Aleksei, kes Punase Risti Tallinna seltsis käib oma igapäevast suppi vastu võtmas, kiidab väga siinset kokka. Ta ise vajab abi tervise häda tõttu. Mehel on töövõimetus, aga 400-eurose pensioniga on võimatu ära elada. Пенсии хватает ровно на 2 недели. И суповая кухня – это подспорье для меня. Iga supiköögi külaline saab kaasa pool liitrit selleks päevaks keedetud leent. Supid vahelduvad, sest nii saavad kõik ka oma lemmikud süüa. Кому-то суп из кислой капусты, кому-то с макаронами, кому-то солянка. See on nüüd väga tänuväärne teenus, sest igal tööpäeval me jagame välja 140 portsjonit värskelt kohapeal keedetud suppi ja iga päeva erinev menüüsid. Ja nüüd küsitakse, et kes need supisaajad on, siis on niimoodi, et need kandidaate pakuvad meile välja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad. Nii et nemad teavad täpselt, kes on need abivajajad, kus on nagu häda kõige suurem ja et ei oleks nüüd segadust, siis antakse nendele välja talongid iga kuupäeva kohta ja siis kokal on siin lihtne talongid alusel jagada, et meil nagu juhuslik inimene siia ei tule. Tallinna sotsiaalhoolekande kaudu on võimalik taotleda 17 erinevat toetust. Näiteks makstakse sünnitoetust, pensionilisa, toimetulekutoetust ning sissetulekust sõltuvaid toetusi. Selle viimase taotlejate arv on viimase aastaga järsult kasvanud. Varem oli selle abisaajaid 7000, eelmise aastaga kasvas see üle 12 000. Toidupangast abisaajate hulk on selle ajaga suisa 2-kordistunud. Kui me räägime peredest, näiteks kus on üks vanem või mõlemad vanemad on jäänud tänu pandeemiale töötu, siis muidugi nendest koosnebki see abisaajate hulk inimesi ja läbi linnaosade saab taotleda vajalikku abi. Linna eesmärk on ennetada seda, et inimene vajub vaesusesse. Selleks ongi need toetused välja töötatud.